Lähme jälle Jumala sõna juurde. Täna juba siia ette ütlen tegelikult, et täna ma räägin midagi sellist, mida sa kindlasti enne kuulnud. Väga suures protsendis. Ja räägin tegelikult sinu sõnadest. Ja tegelikult palvetame ühe hetke ka enne. Isa, ma palun, et sa annaksid tõesti välja tuua neid olulisi asju, mis peaks üles õhutatud saama, millest me peaksime kinni haarama. Isa, et igaüks me kasutaksime oma sõnu targasti ja eesmärgipäraselt ja isa, et sinu tahe võiks meie eludes toimuda ja sündida. Ja isa, ava mulle ka sõna uks ja tuua välja just ilmutusi, mitte lihtsalt ainult informatsiooni, vaid ilmutusi sinu sõnast, mis muudavad meid. Ja isa, ma tänan sind selle eest, mis sa teed. Jeesuse nimel. Amen. Nüüd see üldteema on jätkuvalt ikka see, et miks ka kristlased just on haiged, mis võivad olla need põhjused. Ja me ei pea olema hukkamõistu all, aga me peame olema vahest targad ja meil on vaja, nagu öeldakse, nii-öelda, kuidas öelda, diagnoosida, lasta pühal vaimul diagnoosida, kui mingi asi, mis vajab kohendamist meie elus. Ja vahetevahel on mingisugune üks oluline element ja sa kohendad selle ja see muudab väga radikaalselt midagi. Ma toon siia ühe näite tegelikult. Mul on mingisuguse võib-olla viimase rohkem kui aasta jooksul olnud probleeme vererõhuga. See on natuke olnud liiga normaalsest kõrgem. Ja mingi perioodi ma olen võtnud ravimid selle alandamiseks. Aga ma teadsin seda, et ma pean leidma üles need võtmed, mis kõrvaldaksid selle ära ja nii-öelda ma ei peaks seda võtma. Ja seal Šveitsis olles Jumala vaim osutas mul ühe konkreetse asja peale ja see oli tegelikult see, et enesele aru andmata ma muretsen teatud asjade pärast. Ja mismoodi see on see, et sa lihtsalt mõtled ja planeerid ja korraldad oma peas asju läbi ja tegelikult see ei ole mitte planeerinud, vaid see on tegelikult peidetud kujul muretsemine. Ja ma võtsin selle asja otseselt käsile konkreetselt ja hakkasin nii-öelda toitma ennast just teatud väga klassikaliste kirjakohtadega ja hommikuti neid mõtisklema ja neid uuesti kordama ja ilma igasuguste asjade muutmiseta nii-öelda 10 numbrit läks mu vererõhk plaksti alla. Lihtsalt sellesama praktika tõttu, ütleme kuskil nädala aja jooksul. Lihtsalt see on väga lihtne, sul on vahest vaja leida mingisugune võti ülesse ja sa vaja seda praktiseerima hakata ja kõmdi nii-öelda asjad muutuvad väga arvestatavalt ja väga radikaalselt selles mõttes. Nii et sellepärast me neid asju tegelikult teeme, et vahetevahel sul on vaja leida mingi asi, mis sa mõtled, et nagu kõik oleks nagu korras ja kõik oleks hästi, et miks see probleem mul on ja Jumal osutab mingi asja peale, ütleb, et kuule, see on see asi. Ja sa teed selle muudatuse ja asi võib laheneda väga kiiresti ja väga äkiliselt isegi. Nii et enesele ootamatult. Nii et sellepärast ka, miks me neid võib-olla tuttavaid teemasid isegi uurime, on see sama, et kellegi jaoks see võib väga oluliselt vajalik olla. Ja samas, kui see otseselt sinul spetsiifiliselt ei ole vajalik selles situatsioonis, kus sul on vaja, siis see võib olla sulle selleks, et ehitada sind usus. Et seda võiksid tulevikus targem olla ja teha asju õieti. Nüüd vaatame õpetussõnade 18 ja 20. Ja õpetus on 18.20. Tuntud kirjakoht ütleb niimoodi. Oma suu viljast saab mehe kõht täis. Ta küllastub oma huulte saagist. Surm ja elu on keele võimuses ja kes seda armastab, saab süüa selle vilja. Nüüd ta räägib ühte huvitavat asja, toob see huvitava võrdpildi meie igapäeva tavalisse nii-öelda elu konteksti. Me saame aru, et teatud puud kannavad vilja. Ütleme näiteks õunapuu. Praegu hetkel küll ei ole viljast veel jutt, alguses peavad õitsema hakkama, aga sügisel võid sa näha vilja. Ja see vili tuleb esile ja ta ütleb seda sellesama võrdpildina, et sinu suu kannab ka vilja. Ja siis need asjad, mida sina järjepidevalt räägid, on need, mis ka sünnivad. Nüüd see alati ei ole küsimus ühekordses ütlemises või mõnekordses ütlemises, vaid see on pidev rääkimine. Ja tegelikult sul on tark isegi jälgida vahetevahel, kui mingisugused, eriti kui me oleme selles suhtes nii-öelda vahetevahel igaüks sellesse langenud, kui on mingisugused, ütleme, väga arvestatavad probleemid, mis kerkivad ülesse, on see siis idotud inimestega või olukordade või asjadega, siis me räägime nendest asjadest väga palju. Vahetevahel see lihtsalt ka mingisugune arutamine ja analüüsimine, me ütleme, et see on vajalik ja vahetevahel mingil määral see on vajalik. Aga me peame aru saama, et nagu öeldakse, need sõnad, nagu öeldakse, kannavad ka vilja. Ja sul on, nagu öeldakse, need asjad, mis on välja räägitud, need võivad sinu mõtetes ja sinu meeltes pidevalt keelema jääda.
ja nagu öeldakse, sa pead õppima, nagu öeldakse, panema stoppi sellele. Üks asi, me saame aru seda, et sinu mõtted on sinu meelevallas, samamoodi on ka sinu sõnad sinu meelevallas. Ja just kui ma eelmine korra tõin selle näite sellest muretsemisest, siis meil on see on Mattuse evangeeliumi 6. peatükis, kus Jeesus räägib sellest, et me ei peaks muretsema selle pärast, mida me sööme ja mida me joome ja mida me selga paneme. Ja siis ta ütleb selle huvitava fraasi, eesti keeles ta ei ole küll niimoodi tõlgitud, kuna eesti keeles niimoodi ei räägita, aga ta ütleb, et ärge võtke mõelda öeldes. Ingliskeelse kõlke kaudu niimoodi otse tõlkides. Nüüd eesti keeles päris nii ei räägi, see ei ole päris korrektne eesti keel, aga see on oluline tegelikult just, et me paneme oma mõtetesse sõnad selle kaudu, mida me ütleme. Ehk siis see toidab sinu mõttemaailma tegelikult. Ja kui sa mingid asju kogu aeg räägid ja korrutad uuesti ja räägid veel kord uuesti, kui see üks asi on korraga räägitud välja, siis nagu öeldakse, see jäägu sinna paika, see ei vaja enam uuesti kogu aeg jälle korrutamist ja jälle rääkimist ja jälle rääkimist ja jälle rääkimist. Aga kui ma räägin siis eriti negatiivsetest asjadest. Nüüd kindlasti positiivsed asjad, Jumala sõna, Jumala tahe sinu jaoks, Jumala plaan sinu jaoks vajavad uuesti välja rääkimist. Aga me oleme millegi pärast vahest tõmmatud, et me tahame millegi pärast neid negatiivseid asju korrutada. Ja vahetevahel me ei anna endale aru, et need negatiivsed asjad ei ole alati, me ei räägi ainult seda, et ma homme suren ära või midagi taolist, ma olen kogu aeg haige. Seda enamasti kristlased, kes nendest printsiipidest mõistavad, kogu aeg ei räägi. Aga võivad millestki muust negatiivsest rääkida. Ja see võib olla mingisugune harjumuslik asi, mingisuguse asja kohta öelda midagi ja see on väga oluline, et me sellised asjad muudame. Sa võid tegelikult ka isegi Jumalale öelda, et Jumal, juhi mu tähelepanu, kui minu tavakõnes või erinevates situatsioonides on mingisugused negatiivsed harjumused, rääkida mingisuguseid asju, kas enda kohta, mis iganes oma pere kohta, erinevate asjade kohta, mis ma olen tegemas või oma koguduse kohta. See ei pruugi olla kritiseerimine, vahetevahel me ütleme midagi sükest nii-öelda, mis ei ole tegelikult Jumala plaan ja kordame seda kogu aeg piisavalt välja. Meil on väike kogudus ja või kellegi teisega oled rääkimas, meil on väike kogudus. Oot. Stopp. Meil on kasvav kogudus. Muuda see tunnistus. Aga hetkel meil on ju väike, see on seesama hetke situatsioon. Lähme tagasi korra siia selle kirjakoha juurde. Mul meeldib siin selle kirjakoha juures vaadata 2 erinevat tõlget, mis on veel sellised üsna mahlakad tõlked. Living Bible on selline huvitav tõlge, mis ta üritab ka, nagu öeldakse jällegi sellised ideed ja mõtet edasi anda. Ta ei ürita olla ülimalt nüanssides ülitäpne, aga just anda rohkem ka seda mõtet edasi. Ja Living Bible tõlgib selle kirjakoha niimoodi. See on siis, ma vaatan kohe kumb, see on siis, tegelikult ongi mõlemad salmid minu meelest. Ta ütleb, need, kes armastavad rääkida, kannatavad selle tagajärgede all. Need, kes armastavad rääkida, kannatavad selle tagajärgede all. Ta toob just selle negatiivse külje välja, et kui inimesed räägivad väga palju, siis nad võivad selle tõttu ka negatiivsete tagajärgede all kannatada. Nüüd see on üks asi ka, kui sa kohtad inimest, tegelikult meil on õpetussõnad, üks teine kirjakoht ka, mis toob välja, kus on palju sõnu, seal ei puudu üleastumine. Ja nüüd see ei ole mitte, nagu öeldakse meil selle jaoks, et teistele hinnanguid anda, aga me peame ise jälgima, et me ei oleks need, kes on alati patrajad. See võib-olla ei kõla ilusti, aga isegi kui sa oled eriti just ka vaimulike juhtidega või inimestega koos, kes on vaimulikult sinu üle või kes võiks sulle väga olulisi asju rääkida või nõu anda, see on koht, kus tegelikult olla rohkem kuulaja kui rääkija. See on üks asi, mida me oleme ka tuletanud endale selle meeles pidanud, et isegi kui me räägime inimestega, kes on vaimulikult meie üle, siis me ei ole need, kes tahame kogu aeg midagi rääkida. Kui meil on oluline informatsioon edasi antud, siis me kuulame. Ja et näiteks isegi kui me oleme pastor Kenneth Kaasiku või Tõni Kaasikuga suhelnud, siis me oleme sellega meelde tuletanud seda, me ei pea kogu aeg rääkima neile midagi. Ja me anname, ütleme, olulise informatsiooni edasi, mis me oleme mis on toimumas või mis on sündimas, aga nagu öeldakse, nüüd me oleme kuulamas. Ja ütleme, tänapäeva tehnoloogia sageli võimaldab meil niisuguseid asju ka, et nagu võimalik üksteisele neid räägitud sõnumeid saata. Ma ei tea, kuidas sa nimetad, sa tead küll sellist asja. See, et sa mitte ei kirjuta sõnumit, vaid sa räägid selle sõnumi ja inimesel on võimalik seda mingi aja pärast hiljem kuulata. Põhimõtteliselt ka isegi vaadata on võimalik teha. Enamasti tehakse selle kuulamisega. Ja see on seesama tarkus ka, et sa siis kuulad. See on oluline.
Ja Kenneth Haginil oli ka üks ütlemine, et ta ütles just seda välja, et kui ta on just eriti teistega koos või vaimulike juhtidega koos, siis ta on vait, sest et ta ei saa õppida siis, kui tema räägib. Sa ei omanda uut informatsiooni, olulisi asju, kui sina oled kogu aeg rääkimas. Nii et see on tarkus tegelikult. Ja siis inimesed kannatavad selle tagajärgede all, kui nad armastavad rääkida. Nüüd teine asi, mis see sama salmi teine pool ütleb. Inimesed on surnud selle pärast, et nad ütlesid valesid asju. Nüüd see on nüüd väga radikaalselt nagu toodud see mõte siia sisse. Meie eestikeelne tõlge ütleb, surm ja elu on keele võimuses ja kes armastab, saab süüa selle viljaga. Sa märkadki, et nagu surm ja elu, see näeb seda, et inimesel on võimalik kahjuks rääkida ka oma surma. Ma ei ole isiklikult selliseid inimesi õnneks kohanud, aga ma olen kuulnud inimestest, kes on rääkinudki selliseid asju, et nagu öeldakse, ega ma üle 50 ei ela või midagi taolist või isegi veel lühemaks rääkinud oma elu. Ja see on tõsine asi tegelikult. Või siis ka isegi sellised asjad, nagu mis on, kui me puutume uskmatute inimestega, nende jaoks on see tavaline. Eks ma hakkan juba vanaks jääma ja silma nägemine hakkab viletsaks ja mälu hakkab kuidagi eriti hästi tööd. Stop. See ei ole Jumala plaan sinu jaoks. Nüüd, jah, me jääme kõik vanemaks. Amen. Seda Piibel räägib. Aga ta ütleb, meie vaim uueneb päev-päevalt. Ja sa võid julgelt öelda, minul on kogu hea mälu ja minu mõtlemine on kogu aeg toimimas ja korras, isegi kui ma jään vanemaks. Amen. Ma käin tervises ja tugevuses, isegi kui ma jään vanemaks, sest et Jeesuse nagu öeldakse, lunastustöö ja see, et Jeesus on meie haigused kandnud, see ei kuulu ainult noortele inimestele, see kuulub ka vanematele inimestele. Ja see me ei pea nagu öeldakse lihtsalt ütlema, mis meil teha saame, vanusega koos ikka need asjad tulevad. See on väga ohtlik sellist tüüpi fraase korrutada, sest see annab sinu elule suuna. See maailm räägib neid asju sageli ja nemad ei oska paremini ja nemad vaatavad nii-öelda selle loomuliku peale. Aga meie kristlasena peaksime olema need, kes ei räägi selliseid asju ja kes valivad seda, et nad otsustavad rääkida, mitte seda, mis nad näevad. Mõni ütleb, nagu see on ju praegu mu elus juba toimumas. Nüüd see ongi see koht, kus hakata rääkima seda, mida Jumal ütleb, mitte seda, mida olukorrad räägivad. Amen. Nüüd see sama kirjakoht Message Bible, mis on selline nagu ta ütlebki, see on siis sõnumi piibel. Ta üritab väga tugevalt sõnumit anda ja ta ei ole nüüd ülimalt selline täpne, aga ta annab mõtet. Ja see tõlgib selle sellisel kombel. Sõnad tapavad, sõnad annavad elu. Need on kas mürk või puuvili, sina valid. Nüüd see kõlab väga mahlakalt ja jõuliselt, aga see on see sama idee, mis selle asja sees on. Et me saame valida, missugust vilja meie sõnad kannavad. Ja see võib olla tõesti kas mürk või siis ka mingi hea puuvili, kuidas iganes see peaks ka olema. Ja nad võivad tappa või anda ka elu. Nüüd see ei ole küsimus selles, ütleme, et mõtleme seda, et kui me inimestega koos oleme, et me ei tohi kurjasid asju rääkida ja roppe sõnu ei tohiks rääkida. Nüüd üks mõte sulle vahele korra. Miks me kristlasena ei peaks roppe sõnu kasutama? Seal on üks oluline põhjus selle tagamaa ka. On see, et mis nende sõnade eesmärk on? Nende sõnade eesmärk on neid inimesi või kelle kohta või kellele neid räägitakse alandada, alavääristada, mõnitada, halvustada. Seda aru, seal on üks negatiivne eesmärk selle taga. See on see sama põhjus, miks me ei peaks sellised sõnu kasutama. Vahetevahel meil kristlased isegi on nende asjadega liiga nagu lõdvad nii-öelda. Mis siis on? Ikka ütlen selle ühe ja teise ja kolmanda sõna. See väga jube ei ole, aga viskan vahepealt teksti sisse välja. Ei, see ei ole, seal on teatud vaimsus. Minu arust üks ütluste, kas see oli isegi Kenneth Copeland, ei mäleta, keegi tõi selle välja, kuidas ka just kui ta nagu öeldakse sai päästetud, nagu öeldakse midagi väga kapitaalselt toimus tema just selles kõnepruugis. Ja ma saan aru, et vahel mõne inimese jaoks on see samm-sammuline, ma mäletan ka, meil on kunagi koguduses said inimesed päästetud ja alguses sa suhtlesid nendega ja mõtled, mis asja nii sealt suust välja tuli. Ja see muutub mingi aja jooksul. Samm-sammult, kui ta saab oma mõtlemisest. See vahest inimesed on harjunud ropendama, on harjunud teatud sõnu loopima, mis on, nagu öeldakse, kõlavad nagu väga räigena tegelikult kohati. Ja mõndes keeltes on see kuidagi see sõnavara, on see veel eriti selline, nagu vahest mõni ütleb mahlakas, aga ta ei ole tegelikult mahlakas üldse. Ta on väga ropp lihtsalt.
et me peaksime, nagu öeldakse, olema targad ja teadma, et selle eesmärk on tegelikult inimeste kohta rääkida midagi alandavat, halvustavat ja negatiivset. Ja tegelikult mõnes mõttes nagu needa isegi inimesi. Teistsuses vormis lihtsalt. Nüüd vaatame korra tuntud kirja kohta Rooma 10. peatükk ja 9. salm. Nagu ma hoiatasin, siin ei ole väga palju uusi kirjakohti, aga need on oluline ilmutus. Rooma 10.9 ütleb, sest kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on issand ja oma südames usud, et Jumal on tema surnust üles äratanud, siis sa saad õndsaks ehk siis päästetud. Sest südamega usutakse õiguseks, ent suuga tunnistatakse õndsuseks ehk siis päästeks. Ja kui sa märkad, siin on kaks olulist asja, mis ta toob siin kõrvuti välja. Üks on siis sinu suutunnistus ja teine on sinu südame usk. Ja ta kordab seda 2 korda tegelikult, rääkides seda nagu natuke erineva nüansi ja külje pealt. Aga see, millest ta räägib tegelikult? Ta räägib päästetud saamisest. Üks vahemõte korra siia. Vahetevahel me oleme niivõrd nagu kuidagi juurdunud sellesse, et nii-öelda inimesed peavad selle patuse palve paluma selleks, et saada päästetud. Mitte tingimata. Mitte ma ei taha nagu maha teha, et me ei või seda kasutada oma evangeeliumi kuulutamisel midagi taolist. Aga piiblis muuseas seda ei ole sees. Kas sa teadsid seda? Niinimetatud klassikalist patuse palvet, kui sellist ei ole piiblis sees. Aga see sama printsiip on siin sees ja sellest lähtuvalt vahest on see patuse palve kokku pandud. See on hea võib-olla, et sul on mingi eeskuju, kuidas selle inimesega paluda. Nüüd üks asi ka veel, muuseas patuse palve ei pea tingimata sisaldama fraasi, et Jumal, anna mulle minu patud andeks. Olulisem on see, et ta usub südames, et Jeesus on, vaatame uuesti, siis tunnistab oma suuga, et Jeesus on issand ja usub südames, et Jumal on tema surnust üles äratanud. See on see oluline element ja see kustutab tema patud, et ta võtab vastu pattude andestuse. Ma ei hakka sellesse nüanssi minema, et kui keegi seda teeb, see ei ole mingi hirmsat ja koledat, aga iva on selles, et see oluline on see sama südame usku ja just see sama, et Jeesus on surnust üles äratatud. See, et ta usub Jeesus surnust üles äratamist, tema nii-öelda, sedasama nii-öelda, seda, mis ta lunastustööna tegi ja nüüd ta tunnistab ta oma issandaks ehk päästjaks. Nüüd 2 asja siis, südame usk ja suutunnistus. Ja selle baasil, mul üks mõte veel pooleli, tuli just näide just meelde, kui me sealt Saksamaal olime, siis me olime ühe Kai tuttav juures, keda ta on üle 30 aasta tundnud ja siis temaga suheldes, ta on katoliku kiriku taustaga inimene ja Kai on ta eest pidevalt palunud ja pidevalt ja kandnud teda palves ja sai pikalt, aga räägitud, ta on tänasel päeval 90 sai juba vanaks ja ta ei ole tervislikult kõige paremas kohas ka, selles mõttes ta küll saab enam-vähem hakkama oma asjadega ja nagu öeldakse, üks asi, mis Kai, et oleks kindlalt veendunud, et ta on oma elu Jumalale andnud, et ta on nii-öelda minemas taevasse. Ja ma mäletan sama viimane õhtu, kui me sealt, enne kui me ära tulime ja me teadsime tegelikult, see on väga võimalik, me nägime teda näost näkku viimast korda. Kai teadis, sest et see iga on arvestatav ja ta ise kuidagi ka tundis seda või mõistis seda. Nüüd ta on täna elamas selles mõttes, aga tema minek võib üsna pea olla, ei tea millal. Aga ja siis ma mäletan seda, et me lõpetasime selle juttu, ta isegi ütles veel head aega meile tegi kallid ja see oli väga emotsionaalne selles mõttes, et see selline mõistmine on väga realistlik tegelikult. Ja siis Kai veel jooksis korra tagasi ja küsis ta käest, kas Jeesus on sinu issand. Ja ta ütles, absoluutselt pikalt mõtlemata, jah on. Ja see on kõik, mis on vaja. See ongi kõik, mis on vaja. Nüüd on kindel teadmine, ta on minemas taevasse, isegi kui ta on kunagi, ütleme, katoliku taustaga olnud inimene ja kes teab, mis laadi õpetust ja asju kõike kuulnud, see ei olegi see kõige olulisem element alati. Ja see üks sama vastus, ja ma mäletan mu enda vanaema, kui ta oli ka nii-öelda haiglavoodis põhimõtteliselt, ütleme, see oli tegelikult vanadekodu voodis ja tegelikult suhteliselt voodi haige. Ja see oli see sama, mida mina käest küsisin ka. Kas Jeesus on sinu issand, kas sa usud, et tema on sinu issand ja usud, et Jumal tema surnust üles äratanud? Ta vastas kohe, jah, muidugi ma usun seda. Ja tänasel päeval ma tean, ta on taevas, ta lahkus pärast seda 1 kuu aja jooksul, kui ma viimati taga sellest rääkisin, suhtlesin. Ja see ongi tegelikult see olulisem asi, et me vahetevahel paneme rõhu natuke teise kohta ja tegelikult rõhk on selles samas kohas, me peame, et see inimene usuks
ja ka ütleks oma suuga. Või siis üks vahemõte siia veel. Nüüd on mõned erandolukorrad. Ma arvan, et see ei ole vale rääkida õigete nimedega. See jookseb kuskile, ma arvan, et see 90 keskel. Ma täpselt numbreid ei mäleta, kuskilt on võimalik isegi välja otsida. Kõik teavad Jüri Kriukovi nime, kes oli näitleja Eestis. Päris mitmed aastad üsna tuntud nimi. Ja ta oli haiglas kõrivähiga. Ja selline inimene nagu Anu Lamp, kes temaga oli ka väga lähedane tuttav, otsis nagu kuidagi abi ja lahendust ja mingil kombel erinevate inimeste kontaktide kaudu ta palus, et ma tuleksin tema eest paluma. Ja tuleksin sinna haiglasse, tal oli mingil kombel kristlusega nagu mingi, ma ei oska öelda, kuivõrd tugev see side või suhe oli, aga mingil kombel ta oli seda kuskilt kuulnud. Ja ma mäletasin seda, kui ma olin seal haiglas, et kõige olulisem on see, ei ole see küsimus niivõrd sellest tervenemisest, sest et ta ei olnud selles hetkes selles kohas ja seal ei olnud vaimuandiga tegutsemas, aga ma tahtsin seda, et ta võiks olla veendunud, et Jeesus on tema issand. Aga kuna see vähk oli niivõrd kaugele arenenud, ta ei saanud rääkida üldse sel hetkel. Ja mida ma tegin? Ma rääkisin talle selle lihtsa evangeeliumi ja küsisin ta käest, et kas sa usud, et Jeesus on sinu issand ja kui see on nii, siis nooguta. Ja ta tegi selle noogutuse. Kas see on piisav? On küll piisav. Nüüd on teatud olukorrad, kus inimene ei saa seda mingisugusel põhjusel välja ütelda või vahest inimesed, kes on isegi ongi tummad või taolist, nad väljendavad seda mingisugusel muul kombel, sest see südame usk on see kõige olulisem element. Amen. Ja inimesed, nagu öeldakse, väljendavad oma südame usku siis sel hetkel sellisel viisil, nagu parasjagu on. Ja sellisel kombel inimesed saavad taevasse. Ja ühel päeval me kohtume temaga ka seal taevas. Tänu Jumalale selle eest, et Jumal on andnud sellise võimaluse vahest tõesti kas või viimasel hetkel kuulutada kellegi inimese evangeeliumi, inimene saab selle otsuse teha. Amen. Aga nüüd see sama just lähen tagasi, sest kui sa oma suuga tunnistad ja selle sama suutunnistuse põhjal määratakse see küsimus, kas sa elad igavesti taevas või kas sa lähed tegelikult hukatusse. Selle sama suutunnistuse põhjal. Saame aru, ma tõin välja need erandolukorrad, aga üldreeglina on see ikkagi kehtiv asi tegelikult. Kui inimesed nende kõne ja kõik on korras, siis see on väga oluline. Et kui Jumal määrab ühe sükesele nii olulise asja selle põhjal, mida me ütleme, kui palju enam ka kõik muud asjad meie elus. Meie elus võib olla väga palju erinevaid asju, mis on toimumas ja me vahel ei anna selle aru, kui Jumal on sellise seaduse paika pannud, kui olulised on meie sõnad. See, mida me ütleme, see, mida me räägime. Vahest mõni võiks öelda selle peale, et kui sellist jutlust on kuulnud, et kuule, pärast tahaks vait olla ainult kogu aeg. Nüüd, vahel meil on vaja vait olla, jah, mingis mõttes, et kuulda, mis Jumal on ütelda, aga meil on ka vaja ka teatud asju rääkida ja suhelda, aga see on see, et me hakkame mõtlema selle peale, et me valime teadlikult oma sõnu. Ja lähme edasi, vaata Jakobuse kirja 1. peatüki ja 26. salmi. Jakobuse 1.26. See ütleb niimoodi, kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, vaid petab oma südant, selle Jumala teenistus on tühine. Nüüd, meil on Uues Testamendis seda sõna Jumala teenistus päris mitmeid kordi kasutatud. Ja huvitav on see, et seda enamasti ei kasutata selles kontekstis, kui seda tänapäeva kristlikus kõnepruugis kasutatakse. Nüüd ma ei ütle, et see vale oleks, et kasuta seda, aga sageli nimetatakse Jumala teenistuseks seda koosolekut. Kui me tuleme kokku, ülistame Jumalat, kuulame Jumala sõna, et see on Jumala teenistus. Ja see on okei, selles mõttes ma ei ütle vale, aga väga sageli Piibel kasutab seda sõna hoopis teises kontekstis. Ja ta räägib sellest tegelikult kui sellest, mismoodi me üleüldises mõttes teenime Jumalat. Ja ta ei mõtle sellega, et Jumala teenistus on tühi, ta ei räägi koosolekust siin. Vaid ta räägib üldises mõttes seesama, kui sina oled teenimas Jumalat, tegemas Jumala tahet, palvetamas, uurimas tema sõna, kõik erinevad elemendid, see on osa meie Jumala teenistusest ja teenimisest. Ja ta ütleb väga selgelt, et kui keegi arvab Jumalat teenivat ja ei talitse oma keelt, tähendab seda, et kui nagu öeldakse, kui me oleme ise Jumalat teenimas ja me ei pane stoppi
appi just nendele samadele negatiivsetele asjadele ja ma ei räägi ainult siis, nagu enne ma tõin selle näite ropendamisest midagi tarnast, vaid just ka nendele negatiivsetele asjadele. Siis ta ütleb väga selgelt ja plangilt, ta ütleb, et Jumala teenistus on tühine. Eks tähendab seda, et nagu see kõik, mis inimene püüab ja näeb vaeva, et inimene on võimalik tühjaks teha seda piibli lugemist ja uurimist ja palvetamist ja sõnatunnistamist ja erinevaid asju sellega, kui ta nii-öelda räägib negatiivseid asju ikkagi hoolimata sellest. Nüüd see on meie valikute küsimus ja me peame enne tõsiselt aru andma, miks see kirja koht on välja toodud, sellepärast, et see määrab väga selgelt seda, kas sellest on kasu, kas selle kõik see toodab seda vilja, mis ta peaks tootma. Me oleme uurinud Jumala sõna, me oleme palvetanud, me oleme käinud koguduse koosolekutel ja edasi teinud olulisi asju, mis piibel õpetab, et me peaksime tegema. Ja nüüd meie suu räägib ikka negatiivseid asju. See ei tohiks nii olla. Ja see on see, mis muudatus tuleb teha. Vaete vahel inimesed mõtlevad, sõnad pole midagi nii tähtsat. Piibel ei arva päris nii. Kui sa juba vaatad kas või neid mõnda üksikud kirja kohta, mis ma siin järjest välja tõin, nagu surm ja elu on sinu keele võimuses või see, et nagu öeldakse sinu tunnistuse põhjal, mis sa räägid, et kas Jeesus on sinu issand, määratakse tegelikult sinu igavik, siis me näeme seda, et kuivõrd olulised on meie sõnad. Nagu öeldakse see meie, nii-öelda kui ta räägib surmast ja elust, siis ta mõtleb ilmselt seda maist. Tegelikult laimas mõttes tegelikult saame aru, ei see räägi ainult maisest elust. See räägib ka igavesest elust tegelikult. Ja see on meie keele võimuses. Nüüd veel tagasi selle ühe mõtte juurde, kui ma tõin selle surm ja elu on sinu keele võimuses. Sinu surmapäev muuseas ei ole taevast määratud. Jumal ei ole paika pannud mingisugust kuupäeva kuskilt taevast ja siis nagu öeldakse, kõmdi sa hingad viimast korda ja lahkud. Seda ei ole paika pandud jäigalt. Siin on väga oluline element ka sellel, mis sina teed selle jaoks. Ja see võiks eraldi ühe uurimusena teha tegelikult. Võib-olla ma isegi, kui see südamasse tuleb, võib-olla siis võin siin isegi selle teemaga või üldisel teemastega seoses ette selle võtta, aga on mitmeid asju, mis võivad inimese elu lühendada ja mitmeid asju, mis võivad inimese elu pikendada. Nii et meil on võimalik neid valikuid teha ja tegelikult seda võib sulle isegi mõningased arstid öelda. On asjad, mis võivad inimese elu iga lühendada ja asjad, mis võivad inimese elu iga pikendada. Need on praktilised asjad vahest, mis inimesed võivad teha ja vahest mingis situatsioonis mitte teha. Nüüd on Jumala sõnas ka terve hulk asju tähendab, mis võivad meie elu pikendada ja mis võivad meie elu ka kahjuks lühendada. Nii et siis, kui surm ja elu on meie keele võimus, siis see ei ole niimoodi, et taevast on määratud, sinu aeg on täis ja nüüd kõik. Ei, see ei ole nii. See maksimum, kui sa oled valmis seda usus kinni haarama tegelikult, meil on Vanas Testamendis päris selgeid viiteid olemas sellele, et see maksimum võiks isegi olla 120. Et väga paljud ei ole selleks võib-olla oma usuga valmis ja kõigi asjadega valmis, aga ma arvan, et kui seal on isegi 80-90 juba on hästi kindlasti sealt ka edasi. Võib ka edasi sihtida, kui sa tahad. Ja ma arvan, et parem on nagu oleks ikkagi terve ja tugevana seda teha, kuivõrd nagu oleks viletsa ja nii-öelda, kus siin usu tase selle asja jaoks. Aga põhiline on see, et sa teed seda, mis Jumal on sind kutsunud, et sa saad need olulised asjad tehtud siin maa peal olles, mis vaja teha on olnud. Amen. Ja kui need asjad on tehtud, siis ma usun, et selleks on ka oma aeg igal ühel. Amen. Kiitus Jumalale.